Märtsikuu Soreni saates räägime linnapea ja Priit Alamäega Nortalist sellest, milline on tark linn, kuidas ettevõtjad saavad linna tarkuses aidata ja kuidas linn saab ettevõtjad tarkuses aidata, mis on linna tulevikusuundumused ja kuhu me selle turvalise hea linnaga edasi läheme. Tere tulemast kuulama Soreni sagedusi järjekordset saadet. Mina olen siis Maarja Sõrm, täna minuga siin Kärri Kinter ja siis kaks härrasmeest veel. Vasakul käel on siis Nortalist, härra Alamäe, tervist. Tere päevast. Läksime kohe teie peale millegipärast ära ja hea meel tervitada siin Tallinna linnapead. Tervist. Tere. Kärri ütles mulle enne saadet, et tal on vajadus rääkida positiivsest programmist ja sul on selle kohta ka veel eraldi memo laua peal olemas, et äkki sa siis juhatad selle positiivse programmiga sisse? No kõigepealt positiivse programmi poolt, et ei hakkaks kohe verisema, et kõik on pahasti ja ettevõtjad on kõik hädas ja linn läheb kohe pankrotti, et siis tegelikult oligi mõte, et alustaks rõõmustamisest, et rõõmustame sellest, et me oleme jätkuvalt vabad näiteks, et võrreldes Dubai kinnisvarabuum on ilmselt mõneks ajaks nüüd nagu Tallinnas võib-olla tulevad mõned investeeringud jälle tagasi ja ütleme, meil on ka majanduses ikkagi ette näidata päris suur edulugu, et Priit, sa ütlesid, Nortal on 2600 töötajat, ja, 250 miljonit eurot käivet, päris nagu muljetavaldav saavutust oleme niimoodi, kui Tartust tulla. Ja linna peal on siin veel rohkem töötajaid, ma saan aru. Umbes 20 000. Et siis selles mõttes on teada vähemalt, et tööjõumaksud on makstud ja eksport toimub. Aga Priit, sa ütlesid seda, et sul on nagu mõned mõtted selle koha pealt, et kas Eestis on siis tegelikult hea elada? See on ju huvitav küsimus, et me hästi palju vingume selle üle, et Eesti on nõme koht ühte või teistpidi. Tegelikult ma arvan, et elamiseks, lapste kasvatamiseks ei ole olemas maailmas palju paremaid kohti. Kui saaks kuidagi selle päiksega natuke kõvemaks keerata veel, siis eriti hea. Et ainuke asi, mille üle tegelikult viriseda saab Eestis kui elukeskkonnas on tegelikult ju kliima. Sa või muid asju veel, aga ma arvan, et tänapäeva üldises maailma kontekstis meil on ikka kõik väga hästi. Ja pean ütlema ka seda, et tegelikult Tallinn ei ole elamiseks üldse halb koht. Peeter, kas Tallinn on elamiseks hea koht? Seda on ju lausa uuritud, et Tallinn on elamiseks hea koht, sellepärast, et Tallinn on turvaline, Tallinn on roheline, Tallinn on puhas ja mida ainult nagu siin viimastes uuringutes, kui siis neid selliseid linnade reitinguid on koostatud üle maailma, on Tallinnale kõige rohkem ette heidetud, on ainult see, et elamine on kallimaks muutunud ja märgatavalt kiiremini kallimaks kui kusagil mujal, aga säilitame siis positiivsuse ja ütleme, et aga oma kodu eest tulebki palju maksta. Mina võin omalt poolt nagu öelda seda, et minu lapsepõlv Tallinnas seondub sellest, kuidas Rävala puiesteel inimesi rööviti, et 90. alguses, et siis täna on ikkagi nii, et kui ma lähen Tallinnas ükskõik millised punkti, ükskõik millised teise punkti, välja arvatud mõned väga üksikud, et ma tunnen ennast ka väga turvalisena ja ka lapsed saavad linna peal käia ja see keskkond on ikkagi selline hästi toetav ja mis mulle Tallinnas väga meeldib, on see, et siin on puhas. Turvalisuse koha pealt me nüüd oleme viimased 1,5 aastat oleme sügavamalt sukeldunud Ladina-Ameerikasse ja me ostsime see ettevõtte ka, meil on umbes 600 töötajat kokku Ladina-Ameerikas. Ja see turvalisuse aspekt on, ma arvan, üks asi, millest siin Eesti inimesed ei saagi aru, et kui oluline see tegelikult on. Et kui Buenos Aireses öeldakse sulle hotellis seda, et kuule, et pigem on parem see, kui sa pimedas õhtul ei kõnni ringi üksinda. Tõenäosus, et see, et minuga midagi juhtub, loomulikult on väike, aga Tallinnas sulle sellist nõu hotellis eeslauast ei anta. Tallinnas turvalisem on ehk ainult Euroopas Reykjavik. Mis puutub nüüd näiteks Stockholmi, siis see oli 10 aastat veel päris tavaline, et Rootsist käidi meile nõu andmas ja meid õpetamas nagu erinevates küsimustes, siis viimasel ajal ma enam ei ole neid nõuandeid näinud. Kui me lähme niimoodi selles suunas edasi, siis linnapeana on ju selles mõttes ülesanne mõelda selle peale, et kuidas siis meie ettevõtluskeskkond paraneks, et inimestel on puhas ja turvaline elada. Priit mõtleb ka kogu aeg selle peale, et kus välismaal saaks nagu eestlasena eksportida, kuidas samas Eestis midagi veel ära teha. Et võib-olla siis on, et
mis on, Priit, need hädad täna Tallinnas või Eestis, et mis siis ettevõtlust takistavad või mida võiks nagu paremini teha? Näiteks 3 asja. No jällegi, ma arvan, me peame eristama 2 asja, et selle, Eesti nii-öelda ärikeskkonnana on tegelikult väga hea ärikeskkond. Et siin ei ole ka väga palju midagi nuriseda. Ainuke asi, mis võib olla natuke keerulisem, on see, et kui sa tahad teha Eestist rahvusvahelist äri, siis lihtsalt sul läheb oluliselt rohkem aega ja raha logistika peale. Võrreldes sellega, kui sa elad mõnes suuremas riigis või mõnes suuremas nii-öelda lendude sõlmpunktis. See on, kui sa elad Frankfurdis või Londonis või Pariisis, siis ja võrreldes sellega, kui sa elad Eestis, keskmiselt Eestis ühe ärireisi jaoks läheb sul ööpäev rohkem. Lihtsalt sa pead varem kohale lendama, hiljem tagasi lendama, aga millegi muu üle tegelikult väga palju siin viriseda ei saa. Ma üritasin üks päev Brüsselisse lennupiletid osta, selgus ongi ainult Air Baltic ja nüüd lugedes ajalehes seda, mis kõik toimub, siis ma mõtlesin, kas see ikka säilib ja palun. Lihtsalt selle teema jätkuks, et ma enne saadet ettevalmistades lugesin ühte Peetri paari aasta tagust kirjutist. Ma nüüd täpselt seda tsitaati ei mäleta, aga seal oli vist küsimus selles, et kas Eesti majanduse perspektiivist siis tunneli lõpus valgus paistab ja Peeter vastas, et me pole isegi tunnelit, et kuidas nüüd selle 2 aastaga ja linnapositsioonilt siis see vaade on, et kas on paremaks läinud või on tunnel meil olemas nüüd? Selle ütluse mõte seisnes selles, et ei tasu oodata, et tulemused tulevad iseenesest. Ja sellisel juhul ei ole ju tunnelit, kust lõpus see valgus peaks paistma. Me tegelikult olime enda otsustega ennast kinni otsustanud tol korral ja Eesti ja jäänud siis nagu majanduslangusesse, meie majandusnäitajad olid isegi nii halvad, et ka möödunud aastal veel rahvusvahelise konkurentsivõime edetabelis siis majandusseisundi poolest hinnati meid riikide järjestuses 57. koha peale. No see on ikkagi väga jube koht. Kes meil seal kõrval olid siis? Costa Rica oli vist järgmine, kui ma peast mäletan, ja selle rivistuse lõpetas 69. kohalt Zimbabwe. No, siis me ei ole Zimbabwest kaugel tolle järgi, nüüd vist olukord on vähe paremaks läinud. Tuleb ütelda, et see on edetabel, et see on nagu võidujooks, et ega ei piisa sellest, et natukene kiiremini joosta, teistest tuleb kiiremini joosta. See on edetabeli mõte. Aga nüüd, kui rääkida sellest, et missugune on Tallinn ettevõtluskeskkonnana, siis Eesti üldiselt on, rääkisime infrastruktuurist, lennuühendustest, on siiski päris hea koha peal, on 32. kohal. Need on niisugused kohad, mis väga palju ei muutu, sellepärast et infra on üks väga selline stabiilne süsteem ja siin muutusi kiireid ei saa olla. Aga näiteks lennuühenduste poolest me olime tõepoolest kukkunud kas seal 66. 67. kohale 69 riigi seas, et see tegi muret. Aga vist Tallinna linnapeana sa ikkagi neid lennuühendusi ise korda teha ei saa, et mida siis linnapea, kuidas see dialoog ettevõtjatega võiks siis nagu alustada niimoodi, et võiks siis nagu koos nagu ajurinnata mingisuguseid lahendusi, kus me ei taha ju neid punktikohti tõsta või langetada, need on ainult turunduses mõttes väga väärtuslikud, nad annavad mingi sissevaate, äkki on mingeid kavalaid mõtteid ka, et kuidas me saaksime siis nagu olla siis nagu, ma ei tea, Eestisse rohkem raha tuua, sest kõik raha, mis me Eestis omavahel ära jagame, see hoiab majanduse soojana, aga ta majandust ei kasvata, et kuidas me saame siis, ma ei tea, Tallinna rohkem raha tuua välismaalt? Täna vist paistab pigem sedapidi asi olevat, et seda raha läheb siit väga palju välja. Et me rõõmustame alati, kui Eesti ettevõtjad ostavad midagi üles, võtavad millegi üle, jätkavad midagi, aga sellel asjal on ka teine pool. Keegi välisinvestor on sellest loobunud. Et sellel on põhjused, neid põhjuseid tuleb näha, nende põhjustega tuleb siis ka tegelda. Rääkides Tallinna linnas, siis esimese asjana tuleb muidugi rääkida kõik võimalikest planeeringutest. Et meie linnavalitsus on asju tahtnud nii näha, et pöörame need asjad teisipidi. Ütleme niimoodi, et planeering ei ole tegelikult üks bürokraatlik protsess lihtsalt, mis tuleb ära kannatada mõlemal osapoolel, siis ettevõtjal ja linnal ka, vaid tegelikult see on võimalus. See on võimalus, mille läbimisel linna saabub üks investeering, see annab siin tööd, see loob siin rahavoogusid, loob töökohtasid, millest makstakse siis ka
hiljem makse. Nii et siin on meil käimas küll see, et me tahame need asjad selgemaks ja kiiremaks muuta ja tahame näha olukorda, kus ühe sellise planeeringu ukse taga ei ole nii-öelda labürint, vaid on väga selge koridor, mis tuleb läbida ja missugused etapid siis seal sisalduvad. Priidu, sul oli ju näide sellest, et kuidas investeering kinnisvarasse ebaõnnestus seoses avaliku korraga? Jaa, see on tegelikult hästi huvitav teema, ma just hiljuti vaatasin, mitte küll Tallinnas, aga ühes teises Eesti linnas vaatasin ühte muinsuskaitse all olevat maja. Et mõtlesin, et võiks olla selline tore koht näiteks lastele elamiseks kunagi. Ja üritasin ka aru saada, et mis see tegelikult siis tähendab, selle kõige renoveerimine. Ja mingil hetkel selgus, et majas on vamm. Küsisin mina siis viisakalt ka need otsustajate käest, et kuulge, et aga kui majas on vamm, ja tegelikult see nõuab nagu päris suurt investeeringut, et kas oleks võimalik teha niimoodi, et väljast poolt kõik see säilib täpselt sellisena, nagu ta praegu on, mis tegelikult võiks olla ju muinsuskaitse eesmärk, et see miljöö säilib. Aga vastus tuli see, et peate säilitama ka kõik kandekonstruktsioonid. Koos vammiga siis, jah? No jah, et kandekonstruktsioonid tuleb ka säilitada, mille tulemuse mina tõsin käed püsti, et mina ei julge seda teha. Et jällegi, ma ei tea, ilmselt kuskil on siis mingi määrus, mille keegi on kunagi vastu võtnud, aga see on üks näide jälle, et mingi investeering jäi sellepärast tegemata, et keegi on kuskil teinud mingi sellise reegli. Siin ei pruugi ainult investeering tegemata jääda. Siin on sellel asjal üks pool veel. Tegelikult igasugune selline muinsuskaitsealane tegevus, see on ju vajalik, aga sellel asjal on ka alati oma hind. Ja minu meelest siin on nagu väga tõsine kaalumise koht, et kas on vajalik ja kas on ka jõukohane, kas on otstarbekas maksumaksja raha eest ühte või teist asja säilitada, et ma võin... Või siis eraomaniku raha eest? Jah, näitlikult, kas eraomanik selleks ka raha ja võimaluse leiab, et ma võin näitlikustamiseks tuua siin nagu kaks näidet, et Tartu maanteel on üks omaaegne valuutapood. Noored inimesed ei teagi, mida tähendab valuutapood, aga selgituseks, see oli kindluspood, kus müüdavat kaupa välja näha olla ei tohtinud ja kus sissepääsu valvas siis miilits ja KGB, sisse said ainult need, kellel oli tõend oma raha välisvaluuta päritolu kohta. Täna sellisel hoonel ei saa ju mingisugust otstarvet olla, sest ta on kindluspoeks ehitatud ja kui huvitav see ka ei oleks, sellega ei ole täna ju kellelgi midagi peale hakata. Lihtsalt see on paratamatus. Väga õige. Teine on näiteks arutluse all Tallinna lennujaamas. Tallinna lennujaam peab laienema, aga nüüd ühe terminali ehitusel täpselt samas sihis asub üks vana lennujaama hoone, lennujaama peahoone, mis oli kasutusel siis enne seda, kui see tänane ehitati ehk enne 80. aastaid. Ja väga veider oleks ette kujutada seda, et selline hoone leiab kunagi kasutuse, et selline hoone asub järsku siis ühe terminali sees, et selle hoone juures lennukid ei saa sõita terminali ette, meil tuleb kohvritega sealt lihtsalt mööda kõndida, see on tohutult kallis tegelikult seda seal säilitada või kuidagi eksponeerida ja lõppkokkuvõttes, et kas me siis lennujaama kallimaks tegemisega saame endale lennureise juurde, see on ka selge, et ei saa. Väga õige, jah. Mul on tegelikult see on väga hea vestlus, me tuleme selle juurde tagasi, ma tahtsin ühte asja täpsustada, et võib-olla linnapea teab, et kui me räägime planeeringute kiirendamisest, et see ei jääks nagu üldsõnaliseks, et on mingid konkreetsed meetmeid ka juba disainitud linna peal, mida me võiksime näha või on juba rakendatud? Tegeleme sellega ja mõned niisugused printsiibid on rakendatud. Esiteks on see, et me ei soovi, et linnavalitsuse taha jääks midagi. Ehk suured alad, nende kohta siis detailplaneeringuid. Ma ei hakka siin nimelt näiteid tooma, aga küllap neist varsti ka räägitakse. Nende detailplaneering algab peagi. Või on juba alanud. Ja teine asi on see, et me otsustame selle kiiresti ja teine asi on see, et kui nüüd rääkida protsessis, siis oleme kuulutanud lubamatuks niisuguse tegevuse, et kui ettevõtja on käinud ühe protsessi läbi, arendaja, siis
kuuleb ta midagi niisugust. Aga mul tuli täna niisugune mõte, et tegelikult peaks vot selle asja nii tegema. Et niisugune mõtteavaldus, niisugune lause, niisugune idee peale seda, kui üks protsess on läbitud, ei ole kohane. Kohane ei saa ka olla küsimuste esitamine siis arendajale, kui need küsimused on korra juba esitatud ja vastatud, sama teema küsimusi ei tohiks siis enam küsida. Ehk linnaametnikud peavad ise olema hoolsamad, et nad kõik küsimused küsivad ära ja ühegi etapi kohta topelt aega ei kuluta. Probleemiks on muidugi siin see, et Tallinna üldplaneering on väga vana ja ta on täna ajale selgelt jalgu jäänud ja seetõttu on ka detailplaneeringuid juba keerulisem teha, aga ka see on tulevikus lahendatav küsimus. Meil on siin 2 teemat praegu, üks on nagu selles mõttes, kuidas muuta võimu agiilsemaks ja teine on siis see, kuidas viia läbi planeeringuid, aga ta on omavahel kindlasti kattuvad, ma lihtsalt tahtsin juurde panna siia ühe näite, mida ma olen nuputanud, mis haakub selle teemaga, et kui hästi võiks haldus töötada, siis see muinsuskaitse näide, meil oli magistritöös tuli see ilusasti välja, kuidas siis linn menetles lapse tasuta koolilõuna õigust. Ma nüüd ei ütle, milline linn see oli, aga magistritöös tuli välja, et 2 ametnikku läksid, vestlesid naabritega, vaatasid ema-isa konto välja, võtted kõik läbi, et tuvastada seda, et kas see laps on piisavalt vaene, et siis seda koolilõunat tasuta saada. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et äkki oleks üks viis ikkagi lähtuda nagu tagurpidi, et läheks kõigepealt võtaks selle riski, et äkki see laps saab ilma asjata tasuta süüa, ja menetleks siis tagant järgi mõned pisteliselt, et sealt tuleks meeletu sääst. Ja ütleme, kõige suurem risk on siis see, et keegi laps saab koolis tasuta süüa, nagu kuigi ta vanemad ei ole piisavalt vaesed. Aga samas just, ja teine näide oligi Tallinnast, oli see Matustel olime siin just ja seal toodi näide, et inimene sai siis ettekirjutuse, ma ei mäleta täpselt, et kas see peab oma maja juurde peab istutama kas 7 või 8 elupuud, kui ta selle vana võsa ära on likvideerinud, ja nagu sobis 5. Visuaalselt sobis 5, aga siis jällegi leidis linn aega, auto sõiti soovi, luges elupuud üle ja ütles, et paberi järgi peab siin olema 7. Numbrid on juhuslikud, eks ole. Ja siis mina alati nuputan selle üle, et kui inimene ärkab hommikul niimoodi üles ja mõtleb, et vot täna võiks minna neid elupuid lugema seal, kus kõrvalt vaadates kõik on ilus ja et äkki siis sellel inimesel ei peaks olema töökohta linnasüsteemis. Mina ärkan ka igal hommikul ja hommikune aeg on väga heade mõtete vastuvõtmiseks, aga mina ei tea, kus selliseid mõtteid ja selliseid vastuseid antakse, et kas 5 või 7. Ei, et sul on vaba aega ka sellega tegeleda, et meil on ju justkui vaata ressursipuudus, linna eelarves raha ei ole, inimesi on, talenti on vähe, koormus on suur ja siis ma mõtlen, et äkki võiks teha sellised talgud, et vaatakski niimoodi nagu ajurünnaku vormis, et ma arvan, äkki Nordtal teie inimesed äkki oskaksid optimeerida seda protsessi kuidagi, et teil ei ole, vaata see nagu on jutt, et ettevõtjal ei ole palgaraha olemasolu garanteeritud. No meie eesmärk on see, et linnas tehtavad otsused oleksid põhjendatud, need oleksid andmete ja analüüsipõhised, nad oleks põhjendatud. Minu arvates see just tark linn ongi, kui seal on targad inimesed, kes teevad andmepõhiseid, analüüsipõhiseid tarku otsuseid. Ja ega me liiga suurte hüüdlausetega välja hõikamas ka ei käi. Me oleme rahul siis, kui inimesed leiavad, et nendel on meie ühises linnas hea, rahulik elada, miski ei sega neid ja nad saavad ka rahulikult tööd teha. Ma korra, kuna Priit ei ole tükkaga sõna saanud, et linnapea mainis seda terminit nagu tark linn, et kui sul oleks mingid sellised ettepanekud, ma ei tea, kas või 3, et milline on sinu visioonis see tark linn, et äkki jagad meiega? Mul tuli üks mõte tegelikult pähe selle sama teemaga seoses, et millist linnakeskkonda me ehitame. Ja kunagi, kui me arutasime sisemiselt selle üle, et mis on see meie ettevõtte ülim eesmärk, siis me tegelikult jõudsime sinna, et kui see väga ära abstraheerida, siis meie suur missioon on inimestele aega anda. Läbi selle, et me mingid lollused automatiseerime, protsessid õgvendame, teenust digitaalseks viime, me tegelikult anname inimestele aega. See on see aeg, mida nad kuskil järjekorras seismise või paberit täiskirjutamise asemel saavad kasutada, eneseteostuseks, tööks, innovatsiooniks, lastega tegelemiseks, milleks iganes. Ja võib-olla siin ma viskan mõtte ette, mille üle võiks arutada. Üks Tallinna ja Eesti väärtus laiemalt, aga ka Tallinna pealinnana on see, et
sisuliselt siin ei ole ummikuid. Tallinn ikkagi logistiliselt on väga mõnus. See, kui ma räägin oma sõpradele, et ma lähen kodust lennujaama 10 minutiga hommikul, isegi kodust lähen mitte isegi lennujaama, vaid lähen nii-öelda väravasse 12 minutiga. Inimesed ei usu seda, et see üldse võimalik on. Aga üks asi, mida minevikus, ma arvan, et ma ei tea, miks me oleme seda teinud, kui ma näiteks olen sõitnud Stockholmis ringi, kui seal pannakse üks põhimagistraale kinni, siis on näha, et seal tehakse ka tööd öösiti. Sest kui pannakse mingid põhimagistraalid kinni, see tähendab seda, et inimestel tekib, ma ei tea, 10 minutit, 20 minutit, 30 minutit, iga kord transiidi aega juurde. Ja kui mõtleme seda, et kui on seal, oletame, kui on päevas 10 000 inimest, kes igaüks panevad pool tundi rohkem selle peale, et ma ei tea, mingit vahemaad läbida, siis tegelikult see on ju see aeg, mille võrra SKP jääb loomata. Et ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga kui näiteks mõeldagi selliste suurte infrastruktuuri objektide peale, millega seoses kaasnevad olulised logistilised takistused, et kas kuidagi oleks võimalik ka siis seda arvesse võtta, kui mõeldaks selle peale, et kelle pakkumine valida. Kui keegi ütleb, et ma suudan selle asja teha, ma ei tea, 2-3 kuud kiiremini, kas on võimalik sinna ka mingi sotsiaalne mõõde juurde arvutada? Et kas selle peale, kas see on mõte, mille võiks arutada? Praegu õige nupu peale, sest andmepõhisus on Peetri üks suur armastus. Siin ei ole nüüd andmetega alati suurt midagi peale hakata, sellepärast et sellel objektil, mida siis ehitatakse, mida ka meie soovime, et võimalikult kiiresti ehitatakse, on naabrid, kes seal ümber elavad ja nende sooviks ei ole see, et töid tehakse väljaspool tööaega nädalavahetustel, et kaasnevad sellised suured häiringud. Nii et alati tuleb siin leida kompromiss ja see on lihtsalt paratamatus. Okei, aga see on tegelikult, see on siis pigem nii-öelda naabritest tingituna? Ja ma arvan, et tehniliselt on ju väga lihtne tagada 4 vahetuses 24/7. Võib-olla kella 10 õhtul näiteks oleks nagu tore. Tehakse selliseid kokkuleppeid, tehakse kõik, aga need ei saa olla kunagi nagu ühepoolsed ja peale surutud. Alati tuleb arvestada naabruskonnaga. Aga aeg surub peale, väikene muusikaline paus, kuulata Soraineni sagedust. Täna meil iseäranis huvitav saade, külas on doktor Ginter, siis Tallinna linnapea ja Priit Alamäe Nortalist. Ja rääkisime esimeses saate osas siis, milline on tark linn. Käri rääkis sellest, et mida ta matustel kuulis. Hea meel on tõdeda, et see räägitakse ka ettekirjutustest. Ja tulge kindlasti teist saate osa tagasi kuulama. Tere tulemast siis tagasi, kuulame Soraineni sagedust. Täna on külas siis linnapea Peeter Raudsepp ja Priit Alamäe Nortalist ja doktor Käri Ginter minu paremal käel. Käri, kas sa soovid peatuda ka jõuluturul ja 10-eurostel glögidel või me saime sellest teemast üle? Ei, ma tegelikult räägiks küll sellest, et ettevõtja poolt vaadatuna, et kui meile tulevad lennukist maha need võimalikud investorid või kliendid, et kuidas siis nemad tulevad siia, jätavad oma raha siia nii linnapeale kui meie äridesse ja et kuidas neil oleks siin siis atraktiivsem olla ja näitena oligi sellel aastal oli just küsimus, et et kui sa lähed Raekoja platsi ja sul on seal 30. jaanuar, et mis see seal Raekoja platsis teha on ja siis tekiski küsimus, et võib-olla kui selliseid ma ei tea, jõuluturulaadseid asju seal livakene kauem lahti hoida, et äkki see turistil jääb siis südamasse nagu sügavam armastus Tallinna vastu ja soov tagasi tulla siia midagi äri ajama. Aga ma ei tea, kuidas Priit sulle tundub ettevõtja vaatenurgast, et kas see võiks mõjutada sind, et sa maandud linnas ja taskud on raha täis ja siis vaatad, et Raekoja plats on ilus? Ma olen ka päris palju maailma ringi sõitnud, aga tavaliselt ärireis näeb välja selline, et sul on lennujaam, hotell, kontor, hotell, lennujaam. Et väga hea, kui sa saad õhtul kuhugi restorani jõuad. Aga jällegi, ma ütlen, Tallinn, sel hetkel, kui see kas investor või koostööpartner juba Tallinnasse jõuab, siis sel hetkel on enamasti see mulje väga positiivne. Et siin on jällegi samal teemal natuke naljalugu, et kuidas tuntud artist käis Tallinnas esinemas. Öösel jõudis, viidi hotelli ja siis pärast rääkis, et esimest korda mu karjääri jooksul mind pandi lennujaama hotelli.
tegelikult elas Swiss hotellis. Aga lihtsalt see, et sa öösel niimoodi 3 minutiga lennujaamast jõuad hotelli, no see mujal maailmas nimetatakse lennujaama hotelliks. See on konkurentsieelis, aga mis artist see oli? Vaat seda ma ei mäleta. Seda lugu mulle räägiti, et oli mingi artist olnud. Mis saab siis selles mõttes olla meie veel, mida me võime pakkuda, siis ma kuulsin, et Stockholmis või kus oli, et suurkontserdid on suur tuluallikas kogu linnamajandusele, kus rahvas lendab kokku tervest regioonist, ööbib hotellides, ostab erinevaid jooke, kas see võiks olla ka Tallinna konkurentsieelis? Võiks küll, aga seda tuleb siis osata ka ära kasutada. Ma jätan selle linna nime nüüd ütlemata, aga see linn asub Eestis, kus toimus üks väga suur kontsert, oli ilus suvine aeg. See kontsert oli linna keskusest pisut eemal ja kui kontserdilised õhtul hilja vastu ööd kesklinna tagasi jõudsid ja oleksid ehk väga meelsasti kusagil restoranis, baaris oma õhtut edasi veetnud, kontserdi muljeid jaganud, siis selgus, et aga need olid kell 11 õhtul kõik juba suletud. Ehk seda raha sinna linna ei jäetud. Tundsime siis huvi selle vastu, et kuidas need hotellid siis, et kuidas nende täituvus siis ka suurenenud oli. Siis tuli välja, et suvel terve seeria üritustega ega ei olnudki. Et hotellide täituvus suurem ei olnud, küll aga oli tõusnud siis hotellitubade hind. Ehk kas see on see tulemus, mida me niisugustest asjadest kontsertitest siis eeldame või tahame, et ilmselt mitte. Tegelikult on nii, et me soovime rohkem rahvast, me soovime selle raha vastu võtta, me soovime, et see raha jäetaks linna, aga selleks tuleb anda võimalus, et see raha ka ära kulutada. Ja nii ongi, no näiteks suurürituste poolest, millest siin jutt oli, või suurürituste puhul, et tegelikult rahatoojad on ikkagi ainult välismaalased. Ja nemad toovad siia raha juurde. Kui meie käime õhtul kontserdil, me võime sööma ka minna, aga me teeme seda kodus niikuinii. Et seal ei ole vahet. Ehk võtmetähtsusega on see, kui palju me siis seome endaga seda välisturisti. Nii et no see on sul iseenesest väga hea tähelepanek, et see oleks nüüd väärt ametikoht selle, kes mitte neid elupuid lugemas, vaid kes ütleb niimoodi, et nüüd ma saadan restoranide liitu, et kuulge, et kontsert on tulemas, ärge unustage nagu niimoodi nagu hoida uksed lahti, eripakette välja töötama, eks ole, ja samamoodi need hotellid, ma olen ka märganud seda, et noh, et hotellis on hind läheb 100 eurot kallimaks, see linn oli konkreetselt Tartu, millest mina räägin, aga noh, täituvus nagu tõesti, võib-olla oleks mõistlik seda hinda mitte nii palju tõsta ja maja täis lüüa, restoranidega kokkulepped teha, paketid ja inimeste nagu vastu võtta ja see raha tõesti kohaliku majandusse tuua, ma olen täiesti nõus sellega. Aga nüüd ütleme, Priit mainis enne lennujaama ja lennuühendusi, et tegelikult kui me suudaksime kontsertturismi käima tõmmata korralikult Tallinnasse, siis ma arvan, et lennuühendused ka paraneksid õige ruttu. Jah, ma ei oota, kunagi ma lugesin analüüsi selle kohta või mingit Salvrätiku taha küll tehtud analüüsi. Kui Taylor Swift tegi eelmine aasta vist Stockholmis 2 kontserti või ma ei tea, mitu ta tegi seal, et selle positiivne mõju oli olnud Rootsi majandusel 42 miljonit. Ma mäletan mingit sellist summat. Et see on ikkagi päris jõhker. Priit, ma saan sul kohe jätkata, aga kui Taylor Swifti kontsert on kuskil välisriigis, siis meie jaoks on ka negatiivne mõju Sorenenis, sest kohe pool office'id on tüdrukutest tühjad. Seal oli vist veel üks negatiivne mõju, et kuna hinnad ka suure nõudluse kasvuga tõusid, siis inflatsiooni näitajaid nihutas ka juba. Ja võib-olla küll, järelturud, me oleme aga vaadanud, mul on ka tütred, et oleme vaadanud järelturul mõnikord populaarsete artistide piletite hinda ja see on ikkagi ei mahu enam mõistuse piiridesse. No ja meie õigusruumis tekitab see uue probleemi, et siis tõusevad indekseeritud palgad ka kõik üles ja siis tegelikult võib-olla parem on, kui nad siin ei käi. Aga nüüd kui mõtelda seda, et kes siin käivad ja miks siia tulevad ja miks on Tallinn nende jaoks nagu oluline, et ma tooks välja sellise mõtte, et Tallinn ei ole lihtsalt niisama linn. Tegelikult on nii, et kuivõrd Tallinn on Eesti pealinn, siis mitte ükski eestlane ei ole olemuselt või sisuliselt Tallinnas ju külaline. Ta on siis viibib oma riigi pealinnas.
nii et oma riigi pealinnas ei saa olla oma riigi kodanik külaline. See on eestlase vaates. Aga kui nüüd väljaspoolt vaadata, siis me peame aru saama asjadest nii, et siia tullakse Eestisse ju valdavalt Tallinna kaudu. Liiga sageli ainult Tallinnasse jäädaksegi ja ei mindagi edasi. See tähendab, et see, mis toimub Tallinnas, kuidas see välja paistab, on ülioluline. Ja mis siin peaks veel välja paistma? Mitte ainult teenused, atraktsioonid, aga tegelikult ka inimeste selline hoiak, mõttelaad, nende elulaad, nende filosoofia, ehk kõik see on see, mida vaadatakse väljaspoolt, kuidas me välja paistame. Ja see, kes siia tulla soovib, õppima, elama, ettevõtlusega tegelema või siis turismi eesmärgil, need ikkagi valivad ju selle sihtkoha selle järele, et kuidas ta nagu ise haakuks selle või kuidas talle sobib see keskkond. Vot see tunne, mis seal keskkonnas tekib, et niimoodi me ju valime iga üks ise reisisihtkohti ja mitte ainult. Ja seetõttu ka see, kuidas me seda välja näitame, on hästi oluline. Nii et me peame sellist õiget nagu psühholoogilist, mentaalset ja kultuurilist kuuluvust suutma ka õigesti välja näidata. See on väga õige, Priit, kuule, mis me teeme siis Tallinna linnas ettevõtjatega koos, et kuidas saab siis linn mõjutada seda, et inimesed, talent ja raha tulevad kõik siia ja meie keskkond on särav ja mingid mõtted äkki sul? Oled veeretanud õhtuti, muretsenud? Ja minu jaoks oli hästi, hästi huvitav, positiivne üllatus oli see, et mis linnapeana ütles, et Tallinn on tõesti nii-öelda Euroopa üks kõige turvalisemaid linnu, Reykjavik järel number 2. Et ma teadsin, et Tallinn on turvaline, aga see oli mulle uudis. Ja tegelikult siit me jõuamegi sinna juurde, miks üldse keegi läheb kuhugi riiki. Kui sa valid kas või turismi sihtkohta, vahetele kas sa valid turismi sihtkohta, investeeringu sihtkohta, mida iganes. Sul on mingisugune eelarvamus selle riigi suhtes, selle linna suhtes. Seda võib nimetada ka maineks. Maine on teise sõnaga eelarvamus. Tegelikult. Ja küsimus ongi see, et mis on nagu Eesti, väga paljud inimesed ju samastavad Tallinnat Eestiga, et kui ma lähen Eestisse, tegelikult turist läheb Tallinnasse. Ma arvan, et see on päris ausalt öeldud. Küsimus ongi see, et mis on see maine, millega me tahame tõmmata ühte ettevõtjat, turisti Eestisse. Ma arvan, et turvalisus on väga, väga oluline, aga sellepärast sa ainuks ei lähe sinna. Vanalinn on ka oluline. Värske õhk on ka oluline, aga seda kuidagi astud lennukist välja, hakkad seda kasutama. Ja minu tavaline südameteema on seesama nii-öelda Eesti digimaine. Jällegi, miks sa lähed Singapuri? Singapur on kuulus selle poolest jällegi väga huvitav. Natuke sarnane Tallinnaga. Singapur tähendab innovatsiooni, Singapur tähendab kvaliteeti kõrvalt vaadates, ja Singapur tegelikult tähendab ka turvalisust. Singapur loetakse samamoodi üheks kõige turvalisemaks kohaks kogu Aasias. Huvitav, mis on see maine, mida siis Eesti ei ole väga palju suurem kui Singapur tegelikult riigina, aga pindalalt. Mis on see maine, mida me siis teadlikult tahame kultiveerida? Ma arvan, et meil vanalinna maine meil on juba, turvalisuse mainest ma arvan, me võiksime rohkem veel rääkida, aga kuidas me hoiame elus teadlikult ja kuidas me toidame innovatsiooni mainet? Jah, seda narratiiv, et ta leviks, et ta ei oleks enam minevikus, et kunagi oli tiigrihüpe ja küll me oleme ägedad, aga isegi sakslased juba hakkavad vaikselt aru saama, et meie digimaine on nagu ikkagi mineviku kadumas, eks ole. Ma lugesin, ma ei mäleta, kumb teist kirjutas selle või kommentaari andis, aga et Leedu on ka meist juba mööda läinud selles digimaailmas, võib-olla te mõlemad? Pean tunnistama jah, et niisugust aruannet nagu rahvusvahelise digitaalse konkurentsivõime aruanne, seda on IMD teinud, Eesti Konjunktuuriinstituut on selles partnerinstituudina osalenud ja tõepoolest, et ma nüüd seda kohta ei mäleta, aga Eesti koht oli seal 20+, nii et Läti läheneb Eestile ja Leedu on meist eespool oma digitaalse konkurentsivõime poolest. Nüüd kitsamalt vaadates e-riiki, siis loomulikult me oleme eespool, nii nagu me rahvusvahelise konkurentsivõime uuringus oleme väga tõsise koha peal, võib-olla see lausa esimene koht oma ettevõtlust reguleeriva seadusandluse poolest. Et sellega on kõik korras, aga rea teiste asjadega tõepoolest enam
enam mitte, kaasa arvatud sellega, et riik mitte püüab, vaid teebki liiga palju asju ise ja tellib töid vähe mujalt sellega, kui ta seda teeks, tugevdaks ta ka selle sektori ettevõtluse võimekust ja me paistaksemegi tugevamad välja, nii et see oli üks kõige suurem vajakajäämine, mis tolles konkreetses aruandest välja tuli. Ja seal on, selles mõttes on õige, see on praegu ka kaitsetööstus on väga tugevalt, on see laual see küsimus, et kui riik ostaks omadelt midagi sisse, siis see oma saaks referentsi ja selle referentsiga ta saab juba eksportida. Kui riik teeb see ise, siis see erasektor seda referentsi ei saa ja sellega ta riigihangetel väljasmaal konkureerida ei saa. Et selles mõttes on küll üks väga konkreetne asi, mida riik saaks teha selleks, et ettevõtjatel oleks lihtsam raha koju tuua. Aga sellest üks selline kurb naljakas seik ka, sellest aruandest, millele ma viitasin. Šveitsis seda tehakse, kujundatakse ka ja juba 2 aastat ma nägin Kaane pildil oli ilus Tallinna pilt, sinine taevas, rohelised puud ja üks kirik. Aga see ei olnud üldse meie kirik. See oli Nevski katedraal ja 2 aastat järjest ja põhjus on väga lihtne. Põhjus on see, et me oleme ise oma ajaloo, oma kultuuri maha salanud, ise me enda kirikutes pilte ei tee ja siis võetaksegi see, mis sealt saada on. Nii et meid ei peeta siis enam mitte Põhjamaaks niisuguse pildi järele, me ei ole siis Baltimaa, me ei ole Põhjamaa, Põhja-Euroopasse kuuluv, Põhja-Euroopa kultuuriruumi, mille kaudu meid ka muide ise loomustatakse, et kes ja mis me siis oleme. Me oleme targad ja rikkad ja kui me ei ole veel rikkad, siis on täiesti vältimatu, et me saame selleks. Vot sellise pildi järgi kuulume me kusagile Balkani maadesse hoopis. Selles mõttes, et kas me oleme Põhjamaa või mitte, mäletan kunagi Toomas Hendrik Ilves ütles selle välja, et Eesti ei ole mingi Balti riik, oli niimoodi, et on Põhjamaa ja siis meil tekkis Sorainenist tekkis suuremat sorti madin, sellepärast et leedukad solvusid ära selle peale. Aga siis see lahenes kiiresti, sellepärast et toimusid Laulasmaal suvepäevad ja nad käisid korra meres ära ja olid kohe nõus, et Eesti on ikkagi Põhjamaa. Aga see on naljakas, et kui ma vaatan meie juhtimiskultuuri või ärikultuuri ja meil on ju hästi mööda maailma laiali ettevõtmine, siis kui analüüsida seda, et mis on Eesti ärikultuur, mis on Eesti juhtimiskultuur, see on jube imelik segu väga paljudest erinevatest. Et meil oleme erinevatest kultuuridest, me oleme väga palju mõjutusi saanud Soomest, väga palju mõjutusi saanud Rootsist, meil on minevikust, on mingi väike selline sovjeti juurikas kuskil veel sees kahjuks. Aga päris huvitav oleks uurida, ma olen ka natuke laiemalt seda, et mis asi on Eesti ettevõtluse juhtimiskultuur ja panna seda telgedele teiste kultuuridega võrreldes. Natuke teises suunas, kultuuri teemasse läksime. No juhtimiskultuur on selles mõttes oluline, aga ega meil nagu selles mõttes kui me korraldame konkursse vabadele kohtadele suurtes riigiettevõtetes, siis ega seal tegelikult nagu pikk järjekord on, aga neid, kes oleks tegelikult võimelised juhtima tuhandete ja sadade inimestega ettevõtjaid kandidaatide hulgas ikkagi napib erinevatel põhjustel. Aga võib-olla on see nagu ka midagi sellist, mis on muide linna pädevuses täiesti olemas, on ju see, mida me õpetame niimoodi koolides, mis kuuluvad linnale. Mitte nüüd täiel määral, aga seal on siiski suhteliselt lai spekter, et võib-olla näiteks Tallinn võiks olla siis esimene koht, kus hakatakse hoopis teisest klassist tehisaru karjutama, mitte siis nagu 11. Tehisaru on lihtsalt täiesti mõnes mõttes juhuslik, aga samas väga aktuaalne, et see linnakoolid on ju tegelikult nagu see koht, kus saaks luua seda tulevikujuhti, keda meil siis vaja on eksporditarbeks. Kui rääkisite juhtimisest, siis ma võtsin lahti Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime aastaraamatu 2025 ja võin siit mõned kohad ette lugeda, et näiteks niisugune tegur nagu ettevõtete juhtimine, siis väga kõrgelt on hinnatud meie ettevõtte juhtide ettevõtlikkust. Me oleme 6. kohal, me oleme alati eesotsas olnud seal, kogu maailmas siis. Räägime veel, et auditeerimis- ja raamatupidamistavad ettevõtete juhtimisel on hästi rakendatud, väga kõrgel kohal oleme, klientide rahulolu väärtustatakse, väga olulised asjad ja ettevõtted on väga paindlikud muutustega kohanemisel. Nii et see on see, mis räägib siis meie juhtidest, meie juhtimisest, juhtimistavadest.
nõrkustena jällegi on välja toodud seda, et suurandmeid kasutame vähe, ei analüüsi neid 47 koht ja ka ettevõtete nõukogud öeldakse, et siin et on vähe efektiivsed. Ma ei tea täpselt, milles see seisneb, aga nimetatakse seda nagu väga, väga madalaks, et ettevõtete nõukogus ja juhatuses olemine muutub Eestis järjest ohtlikumaks, sellepärast et meil on karistusõigus, uued tõlgendused on selle kohta, mida juhatuselt võib oodata ja mida nõukogu liikmelt võib oodata ja ütleme niimoodi, et väga julged inimesed võtavad juhtimises osa, kui need võib õige varsti leida ees kriminaalsüüdistus, et selles mõttes on see kindlasti üks asi, mis seal statistikas hakkab varsti välja paistma, aga üldiselt kui kirjeldatakse, kui me suhtleme rahvusvaheliselt, siis kirjeldatakse Eesti töötajaid, Eesti juhte selles mõttes hästi, et nad on oluliselt laiema põhjaga, nad on kohanemisvõimelisemad, palju vähem spetsialiseerunud, tavaliselt kiidetakse spetsialiseerumist. Priit, äkki sul on midagi selle kohta kogema? See on päris huvitav point, jah. Mida me oleme ka näinud, et keskmine Eesti inimene, vahet ei ole, kas see on spetsialist või juht, on oluliselt universaalsem kui suurriigist pärinev kas siis töötaja või juht. Sest suurriikide paratamatult süsteemid on suuremad ja võimaldavad rohkem spetsialiseerumist. Kui sul on väike süsteem, siis sa lihtsalt ei saa spetsialiseerida. Kui sul ongi ettevõttes on ju 5 töötajat, nad peavad kamba peale kogu selle kraami ära katma. Kohati isegi koristajaametit täitma. Absoluutselt, jah, absoluutselt. Ehk siis, mis me oleme näinud, et Eesti juhid tavaliselt on rohkem nii-öelda kättpidi masinas, hands on. Ja samamoodi, vahet ei ole, kas me räägime spetsialistist, keskastme töötajast, et me ise kasutame sellist väljendit nagu T-tähekujulised inimesed. Et kus neil on üks kindel spetsialiseerumine. Mr. T, jah, A-rühmast, kus neil on üks kindel spetsialiseerumine, aga see T-ülemine või nii-öelda ülemine kriips tähendab seda, et ta suudab lisaks oma põhilisele oskusele suhestuda ka erinevate muude teemadega. Et ta ongi palju nagu laiema vaatega ja ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks eestlased on nii ettevõtlikumad, kuna sa ettevõtjana sa pigem oled generalist, sa pead katma rohkem erinevaid teemasid ja ma arvan, et see võib olla üks põhjus, miks meil tegelikult Eestis on tehnoloogiasektor olnud suhteliselt tugev. Sama kombinatsioon ettevõtlikkusest nagu võimest näha üle erinevate distsipliinide. Ma püstitaks sellise hüpoteesi. Räägime juhtimisest siis, kui erinevalt see on Eestis nagu välja tulnud, et näiteks võrdleme nüüd ettevõtete juhtimist ja siis valitsuse tegevust. Näiteks niisugune tegur, et ettevõtted on paindlikud muutustega kohanemisel. Me oleme olnud küsitlustes siis 15. kohal. Ja kui me võtame nüüd lahti siis sellise teguri, et kuidas valitsus oma poliitikaga on suutnud piisavalt kohaneda muutuva majandusega, siis 58. koht ja viimasel aastal langus 7 kohta. Nii et juhtida huvitav küll, et meil on nagu üks riik ja justkui samad inimesed, aga majanduses ja valitsemisel või ettevõtluses ja valitsemisel, riigi valitsemisel näitavad täiesti erinevaid tulemusi. Ma võin eksida nüüd, kuna mul ei olnud seda mõtet kaasas täpselt, aga kui oli majanduskriis 2008 siis ma mäletan üsna selgelt, mürki võtta ei saa, nii et kui läheb viltu, aga minu mälu järgi Andrus Ansip ütles, et koondamised, et ettevõtjad peaksid eeskuju näitama. Või ma mäletan täpselt, kas see sõna oli koondamine või muu, aga selles mõttes jah, et võib-olla siis nagu see oleks üks koht, mida võiks siis oodata avalikult võimult, linnalt ja riigilt, et kui on nagu kohanemisvajadus, et siis tehtaks nagu julgemalt ja näidatakse eeskuju, sest et siis minul ettevõtte juhina on palju lihtsam selgitada raskeid otsuseid, kui on näha, et riik teeb ka neid samu otsuseid ees minnes või optimeerub ja nii edasi. Jah, et riigil ka on money in the game, eks ole. Aga aeg surub jällegi peale.
ma arvan, et tõmbaksime nüüd viimaste sõnavõttudega selle saate kokku, et me oleme palju rääkinud linnast ja riigist ja ettevõtlusest, et võib-olla Priit, äkki linna peale siis 2 soovitust, mida sa soovid näha võib-olla ettevõtja sõbralikus targas linnas lähiaastatel näiteks või ka pikemas perspektiivis? Ma ei tea, kui pikk see perspektiiv on, aga tuleb säilitada seda, mis on hea. Ehk siis see, et me oleme nii turvaline, nagu me täna oleme, ma arvan, et see on ülisuur väärtus. Ja see jääb väärtuseks Euroopas, sest Euroopa on ka muutumises. Et kui seda hoida ja jällegi tulles nagu omakasu püüdlikult, et ma ei tea, kui palju see on Tallinna võimuses, aga et Tallinnast oleks lihtsam rahvusvahelist äri teha. Selline pealkirja tasemel palve. No ja siis vastusuunale, mida saab siis linn oodata erasektorilt toeks, et olla siis parem? Ootus on muidugi see, et me sellist rahvusvahelist ärisid saaksime teha ja et need väga palju nendest töökohtadest, mis on selle suure ja rahvusvahelise äriga seotud, et need jääksid Tallinnasse. Et kui linn saab selleks midagi teha, siis me selleks kindlasti midagi ka teeme. Ja nüüd, mis võib-olla nagu selle kokkuvõtteks tuleb ütelda, et nii selle eelmise teema peale, et tegelikult on ju, kui ka praegu selle tõstatatud küsimuse peale, et meil ei ole olnud viimasel ajal ju sisulist dialoogi ettevõtjate, ettevõtlusorganisatsioonidega siis ühelt poolt ja võib-olla siis linn ja valitsus nagu teiselt poolt, et tegelikult meie võimuses on see dialoog luua, kehtestada ja teha seda siis ka sisuliselt, et see, ma arvan, on esimene samm, milleni me peame jõudma. Väga hea ja ütleme, järgmine kord, kui me kokku saame, siis räägime ka sellest, et kuidas on võimalik siis haridust edasi arendada, et oleks lihtsam neid tööjõudu leida, kellega eksportida. Ja üks koht, mis me näeme kindlasti, on see, et kui sul on vaja tuua siia sisse kõrgepalgalist inglisekeelset või saksakeelset või prantsusekeelset spetsialisti, siis peaks tal olema väga lihtne oma lapsed kuhugi kooli panna, kus teda siis õpetatakse inglise keeles, saksa keeles või prantsus keeles. Me teame, et linn sellega töötab, riigil on ka mõned initsiatiivid, aga et see kindlasti, et inimestel oleks siin hea olla, et neile saaks maksta kõrget palka. Minu unistus on see, et Tallinn oleks see linn, kus on inimestele hea maksta kõrget palka. Aga selle kärjunistusega olekski kohane saade ära lõpetada. Külas olid täna siis Tallinna linnapea Peeter Raudsepp ja Nortali tegevjuht Priit Alamäe ja järgmise korrani.